Töö. Tere, mina olen Ragnar. Mina olen siin. Teie olete seal. Kuidas teil enesetunne on? Kas te täna pärast kooli magasite või? Kas te nüüd, ei või hea küsimused on näis. Kas te kavatsete täna ööle üleval olla? Kas te tunnete kõik üksteist? Aga teeme nimemängu. Känguru tähendab koala, koala tähendab känguru, stopp tähendab liigume, liigume tähendab stopp. Liigume! Känguru! Mina olen Kirsti ja ma olen sellepärast teie ees, et ma kirjutan raamatuid. Hämmastavalt paljud teie mõttes kirjutavad. Siin ma loodan, et teie seast tuleb ka ülestunnistusi tänase päeva jooksul. Aga luuletused teeme ka. Kirsti Kiiksuga. Tere, Kirsti Kiiksuga. Tere, Kristjan Keeruline. Tere, Kristjan Keeruline. Teil on hästi vahvad mürskud ja väga loomingulised, nagu me just kuulsime. Ja ma eelmises grupis ma natuke üritasin tondi lugusid rääkida, aga tüdrukud hakkasid kartma. Seal vanas võistlumajas on jäetud naisterahva kuju liikumast läbi koridoride. Et see on nagu hästi kindel legend ja arvatakse, et see mõisaproua ootab siiamaani. Et teda nähakse nii punase kleidina, et punasest kleidist naisterahvast liigub mööda maja ringi. Mina ei ole seda kuju näinud, aga ma olen näinud jalgu ukse all. Et on selline uks, vana uks ja alla selline pragu. Ja on nähtud ka valget kuju. Ja valget kuju on nähtud rohkem. Meil on oma valge taam. Ja on tihti räägitud, et siin on töötamise klass esimesel korrusse suure kahvna. Et hästi tihti on nähtud, et seda tuleb põlema ja siis valge kuju siis ringi. Kell oli nii. Tere. Tere. Kuidas läheb? Praegu läheb halvasti. Sulle? Kotis on nüüd kahe. Siin klassiruumis hakkavad siis noored meisterdama järjehoidjad, sest tegemist on ikkagi lugemisööga ja ega ühe korraga ei jõua ju kõiki raamatuid lõpuni lugeda ja siis siin on erinevaid riidetükke ja siit lõikab noor siis täpselt sellise järjehoide välja, nagu ta ise soovib, joonistab sinna peale või kleebib midagi peale. See on juba tema fantaasia, nii et rohkem juttu ei olegi kui meisterdama. Mattias, kus sa mu nime tead? Me meisterdame raamatu järjehoidjaid. Ma üritan sellest lipsu teha. Õppisin 4 aastat. 4 aastat õpitakse näitlejaks ja siis minnakse teatrisse tööle või siis jäädakse vabakutseliseks näitlejaks. Esimese teatritüki või sellise etenduses ma tegin kaasa kui lasteaias, eks ju. Et mis siis siin näitlemängus tegelikult juhtub? Enne rääkisid tavalisest tööpäevast, aga milline on ebatavaline tööpäev? Ebatavaline tööpäev on näiteks selline, kus avastad proovi graafikust, et homme näed, mind ei olegi vaja. Ja täitsa vaba päev. Seda tuleb ette hommikul kell 11 algab proov ja vahel algab 5. Ja proov kestab tavaliselt 11 kella 3 ja siis on paus. Ja kella 6 kella 9 on uuesti proov. Kas sa oled telekas olnud? Olen olnud kunagi telekas. Ma tean, et te tahate vaba aega. Teie vaba aeg tuleb õige peatselt.
öös on asju, jah. Tähed annavad kokku 4 raamatu pealkirja. Nii palju annab vihjeks. Ühe raamatu pealkiri on ühes poisist, kellel meeldib lahendada kriminaalseid tegusid. Üks raamat! Tähte. Lammas. Lammas. Sobib. Näita. Diivan. Õige. Mis täht sul on, Oliver? Kala. Kala. Ma ei tea. Kogu. Näita. Ma ei tea kaamel. Nagu kaamel näiteks. Traktor, väga hea. Meid vaadati imelikult. Mis totti? Alumise ülemise. Loomi poes on müügil. Äkki peaks mingisuguse... Tegelikult on niimoodi, et hästi mõnus on see, et see lugemisöö toimus just siin algklasside majas. Ma arvasin, et sa seda ütled. Mulle ka see meeldib. Väga hästi tuli see välja, sest vaatasin neid lapsi ja nende tegevusi ja nii siis mõtlesin, 2 kuu pärast te lõpetate selle algklasside majale, suurde majja on ju. Nii kiht meenutus. Ja see ei pruugi kohe neil tulla, et võib-olla mõne aasta pärast, et mõtte näed, kuidas meil algklasside majas, me saime isegi öösed seal olla, eks ole. Ma arvan, kui nad seda videot vaatavad, siis nad mõtlevad ja meenutavad seda. Kui see asi kujuneb traditsiooniks, siis on nagu igal 5. mida oodata kevadel. See muutubki traditsiooniks. Tagad reas poisid hakkas rääkima. Küsime, kas ta tasuta ühistransporti pooldab. Siin ei küsi. Ärme küsi, jah. Pool kuud pidid igaüks siis endale nagu need osad peale õppima ja siis sõitsime Palamuse. Sealt andsi kõik riided, asjad ja siis filmiti meid seal. Need väga paljud andsid ikka endast parima, see on. Meil on koolis seda näidata. No kes see on? Edvin! Kõik on näidanud. Mis see on? See ei olnud. Vaadake Edvini jalatoosi. See, kes võib-olla koolis on selline hull marakratt, on seal, kes korjab lõkket ja teeb ja võib-olla see teine, kes siin on jube tubli, seal viriseb vingub. Ja tegelikult need üritused meeldivad ka lastele sellepärast, et seal on ka õpetajad natuke teistsugused, kui me iga päev koolis oleme. Et on natuke vabam on ta ikkagi see. Kusjuures noortekeskuses töötades see oligi see, et ma läksin kooli õpetajaga rääkima. Ei, see küll see poiss ei ole. Tema kunagi ei aita kedagi, eks ju. Noortekeskusest on alati esimene, kes on tormab appi ja nii edasi.